Tere! Ja tahtsingi parandada. Täna ma joon siis Jumalannade kombo setist seda ananassi ja maasika kollageeni, ilukollageeni, kui olla täpsem. Ja ma parandan aadressi. Enne ma ütlesin boostyourself.com, aga on boostyourself.ee siiski. Kes soovivad, siis vaadake siin all on link, et saada ka sooduskoodi, et seda endale tellida, sest see on väga jumalik. Väga mõnus. Selline vahemärkus. Veel kord tänud Kertule, kes saatis minu YouTube'i lehe toetuseks jätkusuutlikkuseks tasakaalupanuse 22 €. Aitäh sulle, Kertu! Tulgu see sulle mitmekordselt tagasi, ole õnnistatud. Ma olen ka tänulik, sest ma tean, mis teemad teid huvitavad ja siis ma saan rohkem neid teile edastada. Ja see on mulle oluline, see on mulle tähtis selline tagasiside. Aitäh sulle! Nagu ka kõikidele teistele, kes on seda teinud. Et olen südamest tänulik. Täna ma räägin siis natukene põgusalt 2026 aasta kompassist nii-öelda. Sest nagu te nägite seal jäära lugemises, 2026 aasta lugemises, mida ma panen lingiga siia alla, läksin ma väga põhjalikuks, mis on need dünaamikad. Lihtsalt kuna ring sai täis, viimasena ta tuli ja ta on ka esimene ja algab 2026 aasta, mis on number 1 aasta, leadership ja nii edasi. Jäär on ka keiserlik, eks ju. Ja nii värskendav. Ja seal sai vahetult rääkida, sellepärast ma võtsin seal kokku suuresti ka kõikide nende päikesemärkide lugemisest natukene ka teatud mõttes kokkuvõtte on see jäära oma. Et sest ma juba märkasin mingeid korduvaid mustreid ka teistes, ehk siis kogu kollektiivis. Ja kogu kollektiivis ongi siis tulemas selline teema nagu naiste ja meeste nii-öelda konflikti tasakaal või siis, aga enne seda lahvatus, eks ju. Ja seda väga ürgset destruktiivset energiat tahavad tulla pinnale, et see saaks kollektiivis puhastatud juurtasandil. Ärge unustage, algab tulehobuse aasta, eks ju. Et ma seal rääkisin ka, kindlasti vaadake seda jäära vähemalt sissejuhatust introtki. Algab tulehobuse aasta ja mida ma mõtlen on see, et taastatakse vähemalt esimene pool aastas kindlasti. Lahvatab selline meeste, naiste võimuvõitluse tagasitegemise kättemaksu mingi ürgsed energiat kahjuks, jah. See on minu jaoks nii primitiivne, nii kurb vaadata, et selline asi meil tänapäeva maailmas üldse on, et nagu tõsiselt. Aga kuna seda on tagasi lükatud, alla lükatud kollektiivis väga kaua läbi meie esivanemate, siis ja osati on seda nagu puhastatud ja tasakaalustatud, see on tuntav ka, aga mingi suur osa tahab lõpu leida 2026 aastal. Ja tegelikult see on juba kerinud, see on juba tegelikult mõned aastad siin olnud. Võiks isegi öelda, et ootaks ma vaatan. Võiks isegi öelda, et 2023 aastast on see nagu eriti aktiviseerunud üles tulema või pinnale tooma neid mustreid tasapisi kollektiivis, kui ma olen vaatlejana, sõnumitoojana seda jälginud, vaadelnud. Ma olen väga eluvaatleja, sügavuti õppija, uudishimulik õppija ja seoste leidja, et ma saaksin seda kollektiiviga jagada. Niimoodi on mul kokkulepe universumiga, minu teejuhtidega, minu hinge nii-öelda õppetund teekond on seda teha. Minu elude number on number 8. Ja siis ongi see, et vaata ürgsel ajal olid see, et kui naised tahtsid ka sõna sekka öelda, et nad olid vist alla surutud midagi, et nemad olid ainult sobisid koju või midagi, et tahtsid ka osaleda poliitikas ürgsel ajal, vaata siis, aga need olid sellised ülbed, üleolevad, distorted naisenergiat, kes tahtsid võimu võidelda meestega, rammu katsuda meestega, nad ei olnud sellised, et
südamest rääkijad, vaid nad võimu võitlesid mõistuse tasandil, eks ju. Rammu mõistuse tasandil manipuleerimine, kõik need asjad, et saada ka võimule ehk destruktiivsel viisil kommunikatsioon. Ja siis oligi see kole asi, et neid nõidasi kutsuti siis nõidadeks ja põletati tuleriidal, aga ma tean, et mitte kõikide naistega niimoodi ei toimetatud. Kes olid intuitiivsed ja naisenergias, neid ei puututud sellisel moel või nendele ei tehtud sellist nagu karistust. Kas see oli õige karistus? Kindlasti mitte. Aga ma leian või ma tajun, et nad olid ka väga kontrollimatud, natukene demoniaalsed nii-öelda. Liiga agressiivsed. Nad minu jaoks nagu natukene hullunud olid need distorted feminin, kes tahtsid siis võimule saada, kas siis peenmanipulatsiooniga varjatud viisil või siis agressioonidega, eks ju. Ja grupiviisiliselt. Et eelmises elus ma olin ka siis vaatleja, ma olin oraakel selles mõttes, et ma ei valinud pooli, küll aga ma leidsin, et tegelikult mõlemal oli oma osa tegelikult selles konfliktis, eks ju. See minu jaoks õpetab see olukord, õpetas meile kõigile ajaloos seda, et kui sina lähed ühte äärmusesse, siis sa lood teise äärmuse. Ja see äärmus, mis nüüd sai loodud, loob omakorda veel teise äärmuse. Ehk siis see ongi nagu kahe otsaga mõõk, kus keegi ei võida tegelikult, vaid kõik saavad kahju, kõik kaotavad. Tarokaardides on selline kaart nagu mõõkade 5. Vaat see on täpselt see. Kõik saavad viga, mitte keegi tegelikult ei võida. Sest see ei ole konstruktiivne kommunikatsioon ega tasakaal. See ei ole tasakaalu punktist. Ja mina leian, et igasugused sellised õpetused, mis on kas ole ain naiselikkuses või ole ain mehelikkuses, loovad selliseid äärmusi. Loovad selliseid äärmusi, kaassõltuvust või siis võimuvõitlust või midagi sellist. Aga kui inimene on enda sees tervik, tema enda sees on mees ja nais on alge tasakaalus ja mitte võitluses, võimuvõitluses, vaid sünergilises koostöös, siis tegelikult sellist asja, see ei puuduta teda. Ta lihtsalt vaatleb seda ja mõtleb, oh my god, maailm on hulluks läinud. Et miks seda kõike vaja on? Vot, saad aru, jah? Aga mis ma tahan öelda, et kas sa oled tähele pannud, et vähemalt 2023 aastast on selline võimuvõitlus, kus naised ka Eestis kusjuures. Naised teevad on läinud väga maskuliinsesse energiasse, on läinud väga kaitsvasse, on hakanud, kuidas öelda, ei ole nagu enesearengu teekonnal, vaid on võimu võitleval teekonnal või vastanduvas teekonnal meestega. Ja need naised on väga maskuliinses energias tegelikult ja nad tahavad midagi tõestada ja nii edasi ja nii edasi, justkui nagu äärmuslikult, eks, et nad ei ole huvitatud koostööst, nad tahavad tõestada, et nemad on ikka ka tegijad ja nii edasi, et mingil moel on mingi äärmus tekitanud neis äärmuse ja see äärmus, mis on neis tekitanud, nüüd hakkab 2026 aastal siis tekitama teist äärmust ja see nüüd on pöördepunkt. Kuidas see tuli hobuse 2026 aasta siis tegelikult hakkab toimima? Kas jätkub see sama ring? Mõõkade 5, võimuvõitlus, kättemaks, meeste ja naiste tagasitegemine, tahtlik, teadlik, manipulatiivne tagasitegemine, dominatsioon, jäär, seda suuresti võib olla, või tullakse südamekeskselt, ausalt, valede vabalt, autentselt, teineteist austavalt koostöö keskselt, mitte midagi vastu saamata, vaid enda sees tasakaalupunktist, mõlemapoolsest tasakaalupunktist loomise. Väga palju ma kuulen siit-sealt, need on inimesed, kes ei ole teinud oma sisetööd, integratsioonitööd, just on sellised, kes teevad nagu just naiste gruppe. Ja mitte naiste gruppe, et naine astub oma väärtusesse, vaid kuidas olla nagu üle mehest või kuidas nagu olla domineeriv või kuidas öelda sellisel moel. Mitte enda eest hoolitsedes seest ja välja,
sisemise lapse tasandilt ja mees ja naisenergiate tasakaal. Ei, mitte seda, vaid seda tehakse, kusjuures nemad teevad veel maha seda, et sisemise lapse töö ja tervendustöö, mis asi see veel on, ei. Aga ma kohe jõuan sinna, mida mina märkan, et just neil on see, millele nad vastanduvad, on just neil puudu. Kui mina jälgin nende tööd vastutasuks, ma näen, et see on neile puudu, et nad on loonud endale kena, kauni illusiooni, visiooni, aga jah, need illusioonid purunevad 2026 aastal, sest tuli hobune on siis vaata, tuli esindab tõde. Tuli on puhastav. Ta puhastab kõik selle, mis minema peab ja läbi tõe, läbi konkreetse tegeliku tõe, autentse tõe, mitte loodud, illusiooni loodud tõe, vaid läbi autentsuse. Ja tuli hobune kappab ehk 2026 aastal see tuleb. Ja kõik need grupeeringud, mis on nagu olnud kas mingite meeste vastased ja võib-olla liiga üle tähtsustanud naist, liiga loonud äärmuse, jälle, et see on loob äärmuse, eks ju. Seal ei ole tasakaalu, see üle tähtsustab midagi või kedagi ja igasugune üle tähtsustamine loob tasakaalu jõudude aktiveerimise looduse poolt. See on loodusseaduste rikkumine. Ja siis see tuli hobune tulebki nii-öelda lahvatama ja seda ma tahangi öelda maskuliinidele või tähendab neile, kes tunnevad kimbatust, et nad tahavad ka tagasi teha nüüd või midagi iganes, siis ongi see, et lase elu toimetab tõe tules. Lase tuli hobuse energia aspekt ise puhastab, ära sina sekku. See, mis peab tegelik tõde tuleb niikuinii pinnale 2026 aastal nagu naksti läbi selle tuli hobuse. Ja see ongi see, et need ei karda tuld, kes elavad tões. Tuld kardavad need, kes on valelikud, manipulatsioonid, kellel on midagi varjata, kes ei ela ausalt. Nemad kardavad seda 2026 aastat. Nemad kardavad, mis see võib endaga kaasa tuua. Aga tõe tuli on tegelikult armastus. Vaata, kui nõidade põletamise ajal oli selline, see on cringe, eks miks keegi üldse teisele inimesele nii teeb, okei, nad olid hullumeelsed, eks ju, ma saan aru, läksid hulluks natukene, liiga domineerivalt, on ju, läksid teise äärmusesse, on ju, aga tõepoolest nende viga oli see, eks ju, aga tõe tuli ehk tänapäeva energias, et tuli hobune on armastus, on ausus, on puhtus, on kõige selle, mis minema peab, vägi. Ta ei ole agressiivne, ta on puhas, ta on aus, ta võib olla vahel valus. Illusioonide purunemine ei ole just kõige lillelisem tegevus või olukord, aga ta alati tuleb, tõde tuleb alati läbi armastuse ehk siis, sest kuidas öelda, kui sa elad eituses, siis sa ei ela armastuses, sa elad mingis oma loodud, mingis õhumullis, õhulossis. Aga kui sa elad jaatuses, ehk sa tunnistad, aktsepteerid tõde sellisena, nagu see on, siis see on armastus, sellepärast, et sa saad sealt, see on aus kõigi osapoolte vaheline vastus ja sa saad läbi selle tõe ju see on vabadus. Sa saad luua midagi siis, mis on tõekeskne, kui see ei ole tõekeskne. Kui see oli tegelikult illusioon, siis kui see puruneb, siis sa saad ju mõelda, et okei, aga nüüdsest saan ma elada täielikus tões ja säästa oma energiat, aega, nautida päris reaalsust, eks ju, ükskord ometi, on ju. Mõistad, et see tõe tuli hobuse aasta, 2026 aasta, mina ei näe selles halba. Ma ütlesin juba algusest peale, aga olge valmis, teie ümbruskond, kes te ei karda tuld ja kes te olete elanud tões ja ausalt ja austavalt ja mees ja naisenergiate tasakaalus.
olge valmis, teie ümber on inimesed hulluks minemas. Sest just nagu siis kivi ajal see olukord millegi pärast loodus tahab selle tõsta ülesse. Et see saaks puhastatuks. Nii et tuleb natukene olla kannatlik, et see muster saaks nagu puhastatud, aga ärge liigselt sekkuge ise, vaid laske tulihobuse aspektil 2026 aastal jääral number 1 energial ise toimetada. Pigem olge vaatleja. See, mis peab minema, kes peab minema, mis peab minema, kuidas, on kõik vaid see. Me ei ole keegi suurem kui loodus, nii et me parem mitte sekkuda ja lasta sellel settuda. Fakt on see, et selle eest põgeneda ei saa. See on karmaatiline tulihobune. See on loodusseadused, eks ju. Vaadake, kui mõnus. Ja, ma ütlesin, et maasikas ja ananass on seekord. Eelmine kord oli vaarikas. Ja mis ma siis tahan öelda, mina olen lihtsalt sõnumi tooja, edastaja, mis hakkab toimuma, sest hullumeelsus hakkab tulema kollektiivis. Et katsuge säilitada kaine mõistus. Ja ma ütlesin, et kas te olete tähele pannud, et erinevad naiste grupeeringud, pange tähele, et nad on nagu natukene nagu feministliku kaalutlusega natukene, eks ju. Kui mina õpetan, kuidas kõrgemas hingesidemes on tähtis mees ja naise energiate tasakaal eelkõige meis endis, siis on ka teise mõistmine kergem ja on tasakaal. Ei ole sellist kaassõltuvustlikku suhet, mis on destruktiivne, ei ole eluterve. Siis õpetatakse minu meelest just sellist kaassõltuvuslikkust või vastandumist. Kas kaassõltuvuslikkust või vastandumist? Need mõlemad on destruktiivsed energiad. Mina õpetan enesearengu teekonda, see tähendab seda, et sa hoolitsed eelkõige iseenda eest ja siis sa saad olla ka parim versioon teisele inimesele enda kõrval. Ja sa loomulikult ootad, et ka sa ei päästa teda, vaid sa ootad, et ka tema tegeleb enesearengu teekonnaga. See on lihtsalt küpsem, see on tasakaalukam ja nii edasi. Et ma näen juba selliseid väga palju on Eestis sellised naisgrupeeringuid, kes on meeste vastased. Nagu kohe meeste vihkamine, kus ühel väga hullumeelsed asjad on toimumas, eks ju. See ongi see, ja kui sa lood sellist liigpotentsiaali, liigtähtsust endale või naissoole, siis sa aktiveerid teise poole need samad ürgmustrid, mis olid seal. Sa kordad oma esivanemate mustrit. Sa lood seda, sa manifesteerid seda. Ja pange tähele, kuna nad on juba päris mõni aasta sellega tegelenud, siis nad on seda karmat endale kahjuks kogunud, seda ämbrit. See tähendab seda, et päris paljud meeste vastased, maskuliinsete naiste, natuke feministlike naiste grupeeringud siiski päris palju nagu põlevad läbi. 2026 aastal võib olla niimoodi, sest nad on ehitatud valedele alustele. Ja see ei ole nii, et mehed teevad kättemaksu, vaid tulihobune ehk tasakaal, loodustasakaalu jõud tulevad tasakaalustama seda, sest see tegelikult ei ole õige. See ei ole inimkonda konstruktiivselt edasi viiv. See ei ole tasakaalus. See on vanas ürgenergias, väga primitiivses energias olemine ja loomine. Ja jäetakse mulje, nagu see on inspireerimine, see on väenaise, see ei ole väenaise. Naine on väekas ja mees on väekas siis, kui nad teevad sünergilist koostööd teineteist austavalt, läbi südamekeskuse ja mitte vastandudes või manipuleerides. Selleks on vaja saada kaassõltuvus vabaks. Kui ikka on nii, et keset sinu loengut meesterahvas tuleb sind, mingi hullunud meesterahvas tuleb sind kägistama, siis minul selliseid intsidente näiteks ei ole mitte kunagi elus olnud.
Et see ongi see, et siis on vaja endasse vaadata, et mida ma kõnelen või kas ma olen näiteks olnud passiiv-agressiivne, kui ma ei ole midagi otseselt öelnud, kas ma olen passiiv-agressiivne, sest energia räägib enda eest ka. See on ilmselge märk, et sa oled selles ürgenergias, kus mehed ja naised poliitikas võimu võitlesid. Ka poliitikas on selliseid naisterahvaid, kes on tulnud domineerima. Ja nad on juba läbi aja, tasakaalujõud on juba enne 2026 aastat tasakaal loonud ka seal. Siis on väga palju selliseid naisgrupeeringute liidreid, kus tõesti on nagu meeste vastasid siis nii-öelda maategemised, alandamised. Need on liigses maskuliinses ise naised, täpselt nagu kiviajal olid, et nemad tundsid, et nad piisavalt ise paremad kui mehed. No see võrdlus ei vea, see on ebakompetentne. See on teismelise tasand, see ei ole ürgnaise, teadliku naisest, tasakaalus naise tasand. Ja üks karjub internetis, et kus su mees on, et tema ütleb, et nagu, et kõrgemas hingesidemes on ainult määratud abielu, et siis on see õige asi. Aga ma näen, et ta väga palju õpetab seda, mida tal endal on puudu. Ja ta vastandub sellele, mis tal endal on puudu. Tõeliselt naiselik naine on energialt see. Ta ei ole niivõrd välimuselt, vaid ta energia on see. Ja kui naine on ärev, on tühjuse tundes pidevalt, puudusteadlikkuse tundes ja ta on ärev ja tema partner on siis see vältiv kiindumus sellega, siis tegelikult mina tahaks öelda, ma isegi julgen täna öelda, et kõrgemas hingesidemes mina enam ei näe. Võib-olla ma olen varem öelnud, et kaksikleegis on selline tõmbuv põrkuv. Ma näen, et see võib olla ainult algfaasis. Aga see kaob, kui mõlemad käivad enesearengu teekonnal, saavad aru, kus see tuleb, mis on nende roll selles ja siis see lahustub. Ja siis neil hoopiski vastupidi tekib kohene jääv usaldus. See muster enam ei tule mitte kunagi tagasi. Miks? Sest tekkis tasakaal, tekkis tervenemine, see sügav trauma tervenemine. Ja seda läbiti koos. See tähendab seda, et see süvendab teie intiimsust, teie lähedust, teie usaldust. Aga mida mina näen? Mina näen, et kui ehitatakse sellist koos enesearengu teekonda, elatakse väga mõistuses, siis ja sooviga manipuleerida teist, kinni hoida, ärevas kindlus selles, siis leitakse partneri nõrk koht. Ja hakatakse sellega mängima. Näiteks, kui meesterahval, kes on siis nii-öelda, öeldakse, et kus su mees on, aga tegelikult ma küsin, et kus sinu mees on, kas ta väldib sind taas? Kas ta väldib sind taas, sest sa oled väga peen manipuleeriv, passiiv-agressiivne ja asud tegelikult tema isa koha peal. Seega sul ei ole naiselikku, sest tegelikult sinu sees valitseb maskuliinsus, domineerimine, kontroll, tühjustunne, ärevus. Sa tahad olla kaitstud, aga tegelikult sa manipuleerid inimesega, olles tema isa kohal, sest sa tead, et see on tema nõrk koht, sa kontrollid teda läbi selle. Aga tema isa oli temaga väga õel. Ja sellepärast ta väldib sind. Sa oled seal kohal ja sa oled samamoodi temaga õel, sest ta ei pööra sulle piisavalt tähelepanu, aga miks sa ise endale tähelepanu ei pööra? Sa ütled, sa oled naiselik naine, ma näen, et su tütar muheleb selle peale. Tegelik tõde on nii kaugel sellest. See ausad naised ei valeta. Sa eitad endas seda, et sa oled maskuliinne naine sünni olemuselt. Mina tasakaalustan need, mina ei eita endas ei üht, et teist. Ja sellepärast
ma ei pea midagi tõestama vastavalt olukorrale, ma aktiveerin ühe kui teise. Elu on mind niimoodi voolinud. Ja ma pean mainima, et ka minu laste isa oli samamoodi. Ja see toimib väga hästi nii. Selles suhtes vägagi. Me mõlemad teame, et mina olen väga feminiinne, divine feminine, tema on divine väga maskulin, aga mu point on see, et me oleme neid rolle ka vahetanud, kui näiteks keegi on olnud väga haige või mingi periood, kus tal on mingi omad teemad või vajab oma mingit aega eneseteostuseks näiteks, siis teine hoidis ruumi selleks, et nagu meil ei olnud seda nagu kivisse raiutud, raamidesse raiutud. Vaata, kui sa lood äärmusi või tähtsusi, et siin on ainult ritsid, kui sa oled liiga ritsid, siis sa lood teist äärmust. Mina näen, et sa elad vales ja sellepärast inimene, sinu partner tegelikult, sa oled loonud nii suure kuningliku loo sinna juurde, aga tegelikult reaalsus on see, et ta väldib sind, sest sa oled õel. Sa oled õel ja sa oled liigses maskuliinses kontrollis. Sa räägid ühtega, reaalsus on hoopis teine. Sa mõtled ja räägid ühtega tegelikult, või ta isegi räägid ühtega, sa mõtled ja teed hoopis midagi muud. Ma näen, et su kodused teavad seda. Et see on lihtsalt illusioon. Kõike, mida sa keelitad, sa teed tegelikult ise. Miks? Sest sa ei ole teinud integratsioonitööd. Väga üks vastus kõigele sellele. Kui inimene teeb integratsioonitööd, siis see on usutav, mis ta räägib, sest tema mõtted, sõnad ja teod on kõik sünkroonis. Ja see on nähtav, see on tuntav. Ta ei püüa midagi ilustada, isegi ta hääletoon ei ole kuidagi väänatud, moonutatud. See kõik mängib rolli. Sellised lood ma tahtsin tuua näiteid, elulisi näiteid, et mis tegelikult ühiskonnas toimub. Et saada oma tahtmist, leitakse nõrkused ja seda 2026 aastat püüab. See tuli hobune tõe püüab elimineerida. Väga aus aasta, väga otsekohene enese kehtestav aasta. Ja kui keegi sind väldib, siis tegelikult mina küll ei mäleta, et kui ma vaatan kuulsaid kõrgemaid hingesidemeid, ma ei mäleta, et neil oleks ärev ja vältiv kiindumussuhe. Ma näen, et nad ei suutnud teineteisele ei pilku, käsi eemal hoida. Nad tahtsid teineteisega koos olla, luua. Nad ei saanud teineteisest küllalt magnetiseeriv. Isegi kui nad olid väga ausad teineteisega. Nad ei olnud sellised tallalakkujad või nii, vaid nad olidki autentsed nii, nagu nad olid. Kui saate aru, mis ma mõtlen. Ja mis see tähendab, kui eitate seda ka, et sisemise lapse tööd ei pea tegema. Ma lähen Jumala teed. Aga mis teie põhiprobleem ongi ju see, et sina oled kellegi isa koha peal ja tema muudkui põgeneb sealt ära, sest on õelus ja nii edasi. Kontroll ja dominatsioon ja klammerdumine, sellepärast, et sina ei ole oma sisemise lapse tööd teinud. Sellepärast ongi vaja kõrgemas hingesidemes teha sisemise lapse tööd. Ja mees ja naise energiate tasakaalu. See ongi, miks mina seda usun, siis on alalisem suhe, siis on teineteise mõistmine, siis keegi ei taha ära põgeneda ega vältida, vaid tahab sinuga koos olla, te olete nagu kokku liimitud, sellepärast, et on mõnus olla inimesega koos, kes on teinud enda sisetööd, kes ei klammerdu, kes ei pirtsuta, ei plärtsu nagu teismeline. Ei õelutse, et saada oma tahtmist, ei jonni. Vot, selline aus tagasiside sulle. Miks on tähtis kõrgemas hingesidemes teha enda sisetööd, siis ei ole ärevat ja vältivat suhet. See ongi. Jumal ei tule teid aitama. Teie ise saate ennast aidata. Jumal on vaid kerge vastupanuviis või kuidas öelda,
tavaliselt need, kes pöörduvad Jumala poole, neil on ka mingid nagu nii-öelda mingid sõltuvused või mingid pahed liialt, mis nad arvavad, Jumal parandab ära. Aga ainult nemad saavad seda teha. Mis mu mõte on see, et sellistele, kes on meestega vastandunud või kätte maksnud või püüdnud nende üle domineerida ehk loonud liigpotentsiaali juba aastaid, siis on selline lugu, et tulihobune toob selle kõik pinnale, need valed, nende naiste mustrid, kes nad tegelikult on, they are wicked witches, on ju, kes on taas kehastunud siia tänapäeva maailma 2026 aasta ühiskonda. Ja see ei vea, see ei ole nagu see, mis on nagu tarvis. Luuakse tasakaal läbi tulihobuse, läbi tõe. Et peeglike näitab nagu väga selgelt, et kuidas teie ise olete loonud oma jama. Ehk siis karmaatiline aasta saab olema neile, kes on loonud äärmusi, vastandumisi loodusseaduste vastu. Sest mees ja naisenergiad võiks olla meis kõigis tasakaalus ja see on olnud kreenis tegelikult. Ja see saab puhastustööd siis 2026 aastal tulihobuse poolt. Energeetiline lihtsalt nii on. See tähendab seda päris palju selliseid inimesi, kes on vastandunud, siis see backfires to them. Et nad saaksid oma õppetunni õpitud, et stop it right there. Et lõpeta seal kohe ära. Nad on juba saanud hoiatusi, kui nad püüavad vastanduda näiteks valgustöötajatele, kes võib-olla räägivad mingit, on sõnumitoojad, aga nad on võtnud isiklikult ja siis on püüdnud nagu vastanduda, siis tegelikult ka see backfires. Ilma, et valgustöötaja isegi selleks midagi teeb, vaid see on lihtsalt see, et looduse kaitse on tugevnenud, evolutsioon on selline. Ja on väga rumal uuesti tulla katsetama. Kui sa näed, sind on hoiatatud, lõpeta ära, vaata pigem enda sisse, kuidas sina lood ja tee seda asja, sest nemad on väga kõrge kaitsel ja kui sa ikka teed seda korduvalt, siis see on natuke, siin võib küll öelda, et puupea. Siin võib küll julgelt öelda, et siis sa oled küll puupea, kui sa nagu seda korduvmustrit nagu aru ei saa läbi looduse. Et jaa, sellised õelad mustrid paljastatakse. Tuli aasta lugemistes väga palju üles sellist nagu Black Widow ehk Twisted, Wicked, mürgise mustri ülestulemine ja välk. Ehk see välk selgest taevast ehk tõe tuli paljastab, nad ise paljastavad ennast esiteks, sest tuleb mingi hullumeelsuse muster tuleb üles, just nagu siis, kui see kivi ajal oli naistega. Nad on liiga ülbeks läinud või võim on liiga pähe läinud. Ja kuidagi nagu, ma ei oskagi öelda, nagu they want to survive, aga nad teevad seda väga destruktiivsel viisil. Et tähendab ka seda, et 2026 aastal väga palju meesterahvaid püütakse alluurida sõltuvustega, kaassõltuvustega lõksu meelitada väga ebaausatel võtetel seksuaalenergia teel manipuleerimisega. Väga tähtis on, et maskuliinid oskaksid ennast siis, kuidas öelda, oleksid teadlikud sellest, kuidas ennast kaitsta, sest see on ebapuhas koht ja energia. Ja kui sa ennast austad, väärtustad, siis sa pigem kehtestad ennast sealt piire, ei lähe lõksudesse, vaid näed maskid läbi. Ja maskid kukuvad väga kiiresti, kui sa oskad öelda ei. Nii feminiinid kui ka maskuliinid, kes on liiga domineerivad, neil on vaja nagu, kes on liiga pushi, kes on liiga äärmuslikud, püüavad sulle oma, nii kuidas öelda, ei seleta lahti, raiuvad lihtsalt oma seda. Sa pead väga hoolega vaatama, mis sinuga resoneerub ja mis sinuga ei resoneeru. Vaatame, kas inimene ikka räägib tõde või ta räägib seda, mida ta tahaks, et oleks. See on ka oluline. Väga paljud arvavad, et nad manifesteerivad, kui nad räägivad midagi, aga nad elavad tegelikult eituses. Manifesteerimine ei ole eituses elamine. Manifesteerimine on puhtast kohast.
Sest kui sa manifesteerid valest või ebapuhtast kohast, see kohe hakkab sulle backfire ima, see kohe loob tasakaalutust, see kohe loob tasakaalujõudude aktivatsiooni tänapäeva maailmas. Väga kiiresti. Ja siis sellised grupeeringud mis on nagu üles ehitatud väga ebapuhtale, madala vibratsioonilisele energiale, need lahustuvad, kukuvad läbi, nagu hullumeelsus natuke tuleb ülesse, ma näen. Aga ainult see on sellepärast, et see on nende endi karma ehk something backfired, mis nad on välja saatnud. Ma näen, et on palju maagia teemad on ka, mis tulevad, backfire ivad. Mingid ohverdamised ja asjad. Ma ütlen, siin on nagu, Eesti on ka mingi nõiarahvas, aga kui sa kasutad oma andeid kurjasti, siis tegelikult see loob sulle väga halba karvat sulle ja järeltulevatele põlvedele. Et tuleb oma andeid ja oskusi teadlikult, vastutustundlikult kasutada. See on see õppetund ka. Nii et vaatame, mis kollektiivis siis, kuidas kõrgematel hingesidemetel 2026 aastal läheb. Sai siin sellest põgusalt räägitud, et tegelikult seal ei ole äärmusi põrku see, kui on see sisetöö. See ongi see, et sellele 2026 aastal on see, et kui selle mingis sündmuses inimesega või kohas ei ole emotsionaalset intelligentsust, mitte manipuleerivat, mitte emotsioonidega ja mentaalsusega manipuleerivat, vaid lihtsalt tõeliselt autentset, emotsionaalset, südamekeskset, tuntavat emotsionaalset intelligentsust, siis pigem liiv, lahku. Ära lase ennast konksutada mingitesse grupeeringutesse, mis püüavad enese tähtsustada ja illusioone ehitada ja vastanduda. Nii, vaatame kõrgemas hingesidemes. Attraction. Siin on külgetõmbeseadus. Laav. Väga hea seis on 2026 aastal. Vaata, tähe perekonnaga laav. Lähedus. Ma ütlesin see, et kõrgemad hingesidemed, et nad ei ole ainult seksi pärast koos. See on kaassõltuvus, see on sõltuvushäire. Vaid nad on koos, näiteks neil on suurim nauding ka teha rutiinseid asju koos. Nad on lahutamatud, sest neil on koos hea, neil on koos külluslik. Isegi ausatel teemadel rääkida, nagu tõesti sisemine laps, neil ei ole see mingi probleem. Siin on hästi nagu ma ütleks, et vaata, kõrgemad hingesidemed on hästi sellises rahulikus voos. Nemad ei lähe kaasa nende hullumeelsete liigses maskuliinis, liigses maskulin distorted feminin mustritega. Neil on hoopis mingi teine vibratsioon. Nad ei põgene teineteise eest, nad on teineteise olemas ja nii edasi. Ja kõrgemad hingesidemed hoiavad ühte täiesti ja usuvad paremasse. Ja on uued algused. Nad hoiavad ühendust kas füüsilises või mittefüüsilisel tasandil. Nad on täiesti olemas. Nad teavad, et uued algused saavad olema väga kiireloomulised, sellepärast nad võtavad aja maha. Ja nad ei ole ärevad, kui nad on üksi või lahus olekus. Nad teavad, et see on väga hea asjade settumiseks. Nad ei püüa kamandada või midagi nagu, nad on olemises, nad laskuvad usaldusse ka keset sellist aega. Et juba ma näen, et jah, need naiste grupeeringute liidrid, nad juba tõstavad pead, et neil on juba tegelikult probleemid seal, sest see on tegelikult nende enda loodud. Nad on ise selle loonud endale. Nad on ise selle manifesteerinud endale.
Ja just ma näen, et mõnikord isegi mitte otsese kõnega, vaid passiivagressiivsusega. Ehk siis oma energiate manipulatsiooniga. Et see on ka what wicked witches do, eks ju. Ühesõnaga väga paljudel tulevad üles sellised destruktiivsed distorted feminine energiad ja distorted masculine energiad. Ja väga tähtis ongi siis minna enese, see on väga veevala ja ajastulik teema. Sisemine laps, distorted divine, see on energiatöö puhas. Kalade ajast on läbi. Mõistuse tasandi suhted ja elu on läbi. Ja sellepärast ka sellised võimuvõitlevad grupeeringud kukuvad läbi. Tähtis on energiatöö, sisetöö. Kas sa oled üksi või kaksi, see on parim investeering, mis sa tuled. Jumal ei tule sulle appi. Sina ise oledki iseenda jumalikkuse looja, mitte ainult selle rääkija, mitte ainult mingi illusiooni mulli looja, vaid sa, et kuskil keegi väljast kõrgemalt aitab sind alati, vaid sina ise oled läbi integratsioonitöö. Kui sa eitad oma elus näiteks sisemist last või sisemist meest või naiste, nende varjukülgede tööd, siis seda on tegelikult su näost näha. Su näost näeb ära, isegi kui sa räägid, et ma olen jumala õnnelik või midagi taolist, siis tegelikult näeb su silmadest, su suust, su kõigest näeb seda. Kõigest õhkub seda energiat. Veevalaja ajast on väga läbipaistev. Ja see ongi see, et see muutub, kui sa tegeled energeetilise asjaga. Siis see muutub. Su olemine muutub. Siis su mõtted, sõnad ja teod on sünkroonis, mis on väga-väga tähtis. Et muidu what's the point? Et pole mõtet müüa õhku või kraanivett. Et sisu on oluline. Ja sisu võiks olla integreeritud. Et see on, mis divine feminine teeb. Ta võtab ka aega endale ja usaldades liitu. Usaldades, et mina valin sind ja sina valid mind. See on tuntav. Ja kui partner läheb teise partneri selja taha, siis pole ime, et ta väldib sind, sest sa oled tema vanema koha peal. Sa ei ole temaga võrdväärne partner. Sa oled tema vanema koha peal, sa pead ennast suuremaks kui tema ja sa tahad teda kontrollida seal. Ja sa isegi ei taha teda tervendada. Võib-olla sa vahel ütled julgustavaid sõnu, mida tema isal võib-olla puudus, aga sa samal ajal, kui ta ei tee nii nagu sina, sellepärast, et sa oled kuskil kadunud tema selja taha, märkamatus, nähtamatus kohas, siis see on, millega konstellatsioon ja ühisvälja töö toimib. Et see on, kui sa eitad neid asju ja püüad edastada mingit õpet, siis tegelikult sa ei räägi sa ei aita kedagi sellega, kui sul endal on käärid seal. Ta väldibki sind, sest ta ei näegi sind, sest sa oled ta isa kohal. Ja väga maskuliinses kohas. Pole mõtet mängida feminiinset, kui sa oled tegelikult tema isa kohal, mängid maskuliini. Võrdväärne partner on teise partneri kõrval. Mitte ees, siis ta on laps. Mitte taga, siis ta on vanem. Ta peab ennast suuremaks, kui ta on selja taga. Kui ta on ees, siis ta peab väiksemaks. Imeb kõik energiast tühjaks. Sest tegelikult võrdväärne partnerlus, ükskõik kui vanad nad on, mis on nende vanus, on ikkagi kõrvuti olek. Ja seda saab juhtuda ja see saab olla mugav, kui mõlemad on teinud sisemise töö. Sisemise lapse töö, oma vanemate töö, sisemise mees ja naisenergiate tasakaalu töö. Väga lihtne. Ma arvan, et ma olen väga loogiliselt lihtsalt öelnud, miks mina arvan, et see on, mis elu soovib. See on tasakaalu seadusega, loodusseadusega koos käimine.
see ei ole eitus, vaid see on mõistmine, et meie hing on unisex, meie energiad, me tuleme mõlemad emast ja isast 50-50, meesenergia, naisenergia. Pole mõtet püüda veenda teisi, et sa oled max naiselikkuses ja õpetada teisi, kui sa ise oled kellegi isa kohal ja väga maskuliinses energias ja oled segaduses, miks ta väldib mind ja nii edasi. Sa oled ennast nii nagu ise lood segadust enda ellu, vältides ja vastandudes enesearengu tee juhtidega. Kuigi tegelikult see on just see, mida sa kõige rohkem vajad. See on tõde, mis ma räägin praegu. Pole mõtet ilustada ja öelda, et kus su mees on, kui sul endal mees väldib sind ja sa oled selle üle kurb. Reaalsuse kontroll. Isegi su omased teavad, et sul on see käärid. Pole mõtet nagu rääkida musta valgeks. Nüüd sain natukene siin avatud kaarte ja ole hoitud, see on, mis mina teen. See on, miks mina seda õpetan inimestele. See on, mis mina tuletan meelde. See ei ole kellegiga vastandumine. See on vastutus iseenda heaks, terviku, holistilise, enesearmastuse ja väärtustamise teekond, mitte oodata väljast. See on tühjuse tunne oodata väljast, et keegi midagi korda teeb. Et sa oled juba nii kaua selles energias olnud, tegelikult kõrgemad hingesidemed ei ole vältivas ja ärevas. Nad on magnetid. Täiesti ja isegi kui nad on ausad, keegi ei solvu ega midagi, nad on võrdväärsed, autentsed. Nad ei karda tõde, nad ei karda tuld. Ja neil ei ole oluline, et hirmupõhine paberiga kinnitus. Kuigi see on ilus, sümboolne, aga see ei ole neile kõige tähtsam. Kõige tähtsam on nende bond, nende magnetism, aga teil vist seda eriti öelda ei saa, kuigi sa oled ilustanud kõike. Kurb, et seda edasi teistele õpetad, kui sa ise ei ole veel seda kõike integreerinud. Väga-väga kurb. Aga elu ongi igapäevane õppimine ja kõik on võimalik. Kõike head sulle, aga kui sa soovid enesearengu teekonnal käia, nagu ma just kirjeldasin, mis põhjustel, siis tule minu vastuvõtule. Minu koduleheküljel on kogu kontakt ja info olemas, ma jätan selle lingi siia alla. Kui see kõnetas sind, äratas sind, sest mina ei ilusta, mina räägin nagu asjad on. Kui see kõnetas sind, pane like, järgi seda lehekülge, soovita seda videot kellegile, keda võib veel kõnetada ja mis siis ikka, tule mu vastuvõtule, kui sul endal on mingid teemad, mis sa tahaksid vaadata. Et mina räägin nagu asjad on, sest ma olen ka tõekeskne, sellepärast mina ei näe ohtu 2026 aastal selle tulehobusega. Mina ei karda tuld, ma olen tuli, ma olen tõde, vaata. Et selles mõttes, aga need, kellel on mingid traumad tulega ja tõega, sest neil on midagi varjata, see on liiga kirgas neile või toob nende varjud ülesse, siis seda see toob 2026 aasta, et see on nagu looduse poolt määratud, seda näitasid ka kaardid läbi kõikide päikesemärkide, et see tuleb niikuinii. Ja see ongi, neil on see ohtlik, kes on valesti elanud, valedel tingimustel, valedel alustel, kas siis varjatult või avalikult, aga nii on. Et mina järgin tõde, sest see on loodusega kooskõlas lihtsalt, ma ei ela eituses. Aga aitäh sulle ja kohtumiseni!